Tutvustan tasulist rakendust Stop Motion Studio Pro, mis on mõeldud stopp-kaader animatsiooni loomiseks. Kuna esimeses osas tutvustasin kaamera tööd ja põhifunktsiooni, siis alustan kohe rohelise tausta kasutamisega. Taustamenüü ilmub alla. Teine rida on taustavärvi valimine. See saab olla roheline või sinine. Esimene on taustapildi valimine, kas oma galeriist või otse programmist. Tundlikkust rohelise tausta suhtes saab sättida all. Nii näeb välja minu töölaud. Kinnitasin rohelist kangast teibiga seinale. Liigutan objekti ja teen pilti. Mida rohkem kaadreid on, seda sujuvam tuleb animafilmi pilt. Hea oleks tahvelarvuti kinnitada ühes asendis, et pilt oleks selge ja ei väriseks. Plussmärgile vajutades saate lisada pilte, video ja audio oma albumist või audio puhul saate kasutada rakenduses olevat muusikat. Selleks, et lisada audiot, peate olema kaadril, kus heli hakkab mängima. Vajutate plussile, valite audio ja kas heliefektid, muusika albumist või salvestused. Eelnevalt tuleb salvestada heli mikrofoni nupu all. Samast kohast saab lisada vahekaadrina temaatilist kaarti värvilise sõnaga Bang Boom ja teisi üle terve ekraani. Ja pausi funktsiooniga valida, mitu sekundit hakatakse näitama kaadrit. Samuti saab lisada vahekaadrina pilti oma albumist. Animafilmile saab lisada tiitre, mis asuvad teema nime all. Valides teemat saab ise oma tiitreid trükkida. Saab lisada esiplaanile valmis raami või oma pilt, aga siis osa pildist peab olema läbipaistev, muidu ei näe animafilmi. Siin saate panna toimuma animafilmi algust, lõppu või mõlemat. Ja siin saab filmile lisada erinevaid filtrid või värviefektid. Ning viimane on mask, mis lõikab filmi ääred. Topeltklikiga filmiribale kuvatakse kogu filmiriba ekraanil. Valmis kaadri saab eraldi redigeerida. Vajutades kaadrile ilmub valikute menüü. Kui kaadrile on kinnitatud audiofail, siis saab sellega siit muuta, teha valjemaks või vaiksemaks, lõigata lühemaks või kustutada. Funktsioon crop ehk lõika võimaldab keerata ja suurendades lõigata pilti. Paremal pool asuva noolega saab tegevust annulleerida. Erase ehk kustuta käsk annab võimaluse kustutada pilti ja see kustub nii, et hakkab paistma järgmine kaader läbi.
ja tagasinoolega annulleerin tegevust. Draw ehk jooniste ikoon avab menüü joonistusvahenditega ja värvipaletiga. Värvipaletis saab soovitud värvi segada. Funktsioon võimaldab joonistada otse foto peale. Joonistusvahenditest on olemas pintsel ja pliiats. Nooltega saab joonistatud tagasi võtta. Samuti on olemas sulg ja kustukumm. Viimane ikoon annab võimaluse joonistatut liigutada ekraanil. Järgmine funktsioon Merge nii-öelda sulatab kaadri kokku kahe eelmisega, selleks et imiteerida kiiremat liikumist. Videokaamera märk Capture annab võimaluse pildistada veel kaadreid vahele. Kui soovite, et kaader seisaks kohal mitu sekundit, siis selleks on pausi funktsioon. Paus on sama, kui oleksite ühte kaadrit paljundanud järjest. Valige kauaks te soovite, et kaader seisaks. Kui kaadril on kinnitatud heli, siis saate peatada kaaderheli pikkuseks. Järgmine funktsioon on mitme kaadri selekteerimine selleks, et rakendada korraga mitmele üks käsk. Programm pakub välja valitud kaadrit kopeerida, mängida tagurpidi või kustutada. Animafilmi kiiruse muutmine toimub samamoodi nagu tasuta versioonis. Animafilmi salvestamiseks tuleb minna tagasi ja valida all teine ikoon. Valikuks on Dropbox, e-post, Facebook, pildigalerii ja palju muud. Salvestage näiteks oma film galeriisse ja valige parima kvaliteedi ja suurema formaadiga variant. Seejärel vajutage Share, jaga. Näete oma salvestatud filmi pildigaleriis. Siit saate ka saata e-postile üles laadida Facebooki või YouTube'i. Tänan tähelepanu eest ja edukat animafilmi loomist!